No meil on jõutud nii kaugele, et Tallinna-Harjumaa transpordinõukoda käib pidevalt koos. On leitud siis partnerid, kellega koos läbi viia nii liinivõrgu uuring kui ka selle liinivõrgu juhtimise uuring ehk siis vastused küsimusele, et kuidas seda rahastada, kuidas seda juhtida. Ja ma loodan, et kuskil järgmise aasta keskpaigaks on meil olemas juba tulemused, et mida siis hakata praktikas ellu viima. Kindlasti on see suur väljakutse, et sellega tegelevad kõik maailma riigid, tegelevad kõik linnad maailmas, kuidas inimesi tuua rohkem ühistransporti, seeläbi parandada linnakeskkonda, liikumiskeskkonda. Ja Eesti puhul ma arvan, et siin ongi tegelikult hästi oluline see, et me ei vaataks piirkondi killustatult, nii nagu on praegu, on Tallinna eraldi oma transpordivõrguga, on Harjumaa eraldi oma transpordivõrguga, sinna lisaks juurde on veel Elron oma raudteevõrguga, aga tegelikult on nad kõik üks tervik, teenivad ühte sama eesmärki ja kui need terviktükid kokku siduda, siis ma arvan, et on ka neid inimesi palju rohkem, kes seda mugavamat ühistranspordisüsteemi tahavad kasutada. Eks sellele peabki andma see uuring vastuse, et siin tuleb arvestada sellega, et meil on ka see juhtimine väga killustatud, et on Tallinn eraldi, siis on Harjumaa ühistranspordikeskus, kes tegeleb ühistranspordivõrguga Harjumaal, siis on eraldi raudteeettevõte, kes tegeleb raudteevedudega ja üks osa sellest uurimusest ongi siis, et leida vastus küsimusele, kuidas nad ühtse juhtimise all tööle panna. See ei tähenda seda, et kõik need 3 organisatsiooni peaksid kuidagi liituma üheks ettevõtteks. Ma arvan, et siin on ka teisi võimalusi, aga eks see uurimine siis annabki sellele vastuse. Kindlasti peaks olema niimoodi, et oma reise on võimalik ära planeerida algusest kuni lõpuni. Kuidas täpselt saab olema siis selle planeerimise käigus vajadusel see sõidu eest tasumine, ka see on üks osa sellest uurimisest, juhul kui kuskile sinna vahepeale jääb tasulisi lõike. Aga ootame uuringu tulemused ära, saame vastused. Alustame sellest, et meie motivatsioon ei ole muutunud. Ka täna meil on sama eesmärk, aga tuleb arvestada, et see on päris pikk ja keeruline protsess, sest ühine ühistranspordivõrk tähendab esiteks analüüsi, teiseks uue valemi loomist ja kolmandaks uue rahastamissüsteemi väljatoomist. Ja see kõik võtab aega ja räägime sellest, et on väga palju erinevaid detaile. Kuidas kaasata erasektori võimalusi, kuidas panna erinevad graafikud omavahel kooskõlla, kuidas kasutada erinevaid veeremeid, on see buss või tramm või ekspressbuss ja räägime sellest, et kaasaegne ühistransport peab olema ka loodusele sõbralik. Et väga palju eesmärke korraga ja ka uus ja arenenud teedevõrk peab olema ka selleks aluseks. See kõik võtab aega ja võib-olla ei saa unustada ka seda, et see uus ühistranspordivõrk peab olema mugav ka tallinlastele, mitte ainult meie naabritele. Ja see kindlasti on päris suur väljakutse. Loodame, et juba järgmise aasta lõpuks meil on olemas esimene analüüs, mis on ka aluseks selleks, et selle protsessiga edasi liikuda. No Tallinn on väga initsiatiivikas olnud siin juures. Kuidas on Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kaasa tulnud? Jah, tuleb arvestada sellega, et me ei jõua väga kaugele, kui meil ei teki koostööd. See peab olema ühine huvi. Tõepoolest, Tallinn on antud juhul väga huvitatud, et see süsteem areneks, aga see peab olema meie ühine huvi.
sest see transport, ühistransport peabki olema mugav kõigile Harjumaa elanikele ja kui me räägime sellistest rohemõtteviisi vajadustest ja meie linna ja riigi tuleviku perspektiividest, siis see on ainuvõimalik arengusuund, et inimesed peavad tulevikus rohkem kasutama ühistranspordi mitte ainult Tallinna linnas, vaid terves riigis. Eks ta ole mõneti ikka keeruline küsimus. Üks on see, et meie esimene etapp on välja töötada niisugune mudel, mis siis üleüldse kuidagi saaksime pildi sellest, et kus inimesed elavad, kus nad käivad, millised on nende transpordiharjumused ja kõik selle me peame koondama üheks terviklikuks, mida me kutsume mudeliks, aga tegelikult on ta hulk andmeid, hulk niisuguseid otsuseid, siis, mis on mille pealt me saame hakata siis üles ehitama erinevaid stsenaariumeid, et siis kas pigem nagu on ümberistumisest lähtuvad, kas pigem nagu inimesed eelistavad, et nendel on peatused hästi lähedal või on pigem see, et nad saavad hästi kiiresti. Meil ei ole niisugust ideaalset maailma, et peatus on iga nurga peal, aga buss sõidab ka sama kiiresti kui näiteks erasõiduk. Ja variant on siis ka toetada lühematel otsadel hoopis aktiivseid transpordiviise, milleks on siis jalutamine või jalgrattaga sõitmine. Aga meie peamine fookus on eelkõige ikkagi ühistransport ja vaadata niisugust Tallinnat ja Harjumaad ja Põhja-Raplamaad või niisugust Tallinna regiooni ühe niisuguse suure tervikuna. Ja ma arvan, see ongi selle töö niisugune peamine eesmärk, et oleks suur ühtne pilt, et me ei hakkaks seda fragmenteeritud vaatama. Aga siin on palju nagu selles suhtes probleem, et ega Eestis ei ole väga selget ülevaadet, kus inimesed tööl käivad. Küll aga on meil nagu mitmeid erinevaid kohti, kus inimesed elavad, aga see tööl käimine ja kõik niisugused asjad on nende otsuste puhul päris oluline õigesti paika saada.